Siin Vene teatri sildi asemel saab tulevikus kirjas olema Südalinna teater, sest just see on Vene teatri uus nimi. Põhjuseks on nii geopoliitiline olukord kui ka Vene lavastajate puudus. Vene teater siin on vahetamas oma nime ja see saab tulevikus olema Südalinna teater. Mis te sellest muutusest arvate? No see on sama nagu raamatukogu muutus Keskraamatukogu Südalinna raamatukoguks. Et esialgu see nimi ikka üldse ei seostu selle hoonega või selle asutusega. Päris hea. Päris hea? Võiks küll vahetada ära, jah. Ja, täitsa hea nimi, jah. В принципе, можно, мне так кажется. И старое название оставить тоже. Даже не знаю по этому вопросу. Люди привыкли к этому названию, так и будут называть, мне кажется. Но если переименуют, насколько я знаю, Südalinna, да, будут называть так. Me ei ole eriline teatris käia, me ei ole huvitatud. See ei ole nii problemaatilist sisu tekitanud asutus, ma arvan, et selle puhul küll ma ei leia, et see väga oluline oleks. Мне кажется, что исторически как-то уже сложилось, что русский театр Эстонии, с моей точки зрения, это гордость Эстонии как государства, русский театр Эстонии. То есть это принадлежность к какой-то очень большой культуре, которая совершенно не связана с политикой. Nimemuutust on arutatud üle aasta ning lõplik otsus fikseeritakse teatri põhikirjas, mille muudatuse peab kinnitama Kultuuriministeerium. See valik oli päris keeruline. Esialgu oli 25 varianti, mis oli pakutud meie teatritöötajate poolt, siis oli 56. Siis ütlesime, et stopp, nüüd hakkame arutama põhjalikult. Ja muidugi eesmärgiks oli see, et see nimi ei pea olema laetud, ei peaks olema laetud, ta peab olema neutraalne. Ja siis leidsimegi, et Südalinna teater on ilus ja soe nimi. Täiemahulise sõja algust Ukrainas ei ole võimalik enam teatril kutsuda Venemaalt lavastajaid, kunstnikke ja kindlasti on ka piiratud uue repertuaari kasutamine. Teiseks, teatris on praegu toimumas põlvkondade vahetus, suur hulk väga suurepäraseid näitlejaid, häid näitlejaid, vanemaid näitlejaid on pensionile läinud või kohe pensionile siirdumas. Ja peale tuleb uus noorte põlvkond. Teatri sisulist suunda on viimastel kuudel mõjutanud ka uus peanäitejuht Dmitri Petrenko, kelle visioon on selgelt Euroopa suunaline. Kuna teater soovib kõnetada nooremat publikut, on tarvis ka repertuaari muuta. Teater on osa Eesti kultuurist ja Vene teatri paratamatu kohustus on ka vahendada küll vene keeles ja venekeelsele vaatajale, aga ikkagi seda väärtuslikku osa, mis on Eesti kultuuris. Mis tähendab seda, et tuleb palju rohkem kasutada Eesti autorite tekste, Eesti lavastajate ajajaid, Eesti kunstnikke. Teatri eesmärk on muutuda tugevamaks sillaks kultuurilise integratsiooni suunal, kuid lisaks nimemuutusele ootavad teatrit ees ka raskemad muudatused, nimelt kärped. Teatri eelarvet vähendatakse 15% võrra. Teater peab seetõttu üle vaatama nii koosseisu kui ka struktuuri. Me ei olnud selleks valmis, aga hetkel ma isegi ei oska seda kommenteerida. Selge see, et tuleb koondamine, aga me peame põhjalikult istuma maha ja arutama nii Dmitriga, et mida me siis edasi teeme. Et teater peab ikka edasi liikuma, arenema, aga selge see, et praegu ei ole konkreetset nimekirja, keda me koondame. Vene teater sai mitmetest Tallinna teatritest varasemalt rohkem toetust ning kärped on ka ühtlustamise eesmärgiks seatud. Teater ise otsib nüüd aga uut vaatajat ja uut sisu, mis kõnetaks tänast ühiskonda.